Tšau kõigile, Merka täna jälle siin ja nagu te pealkirjast võite lugeda, siis ma läbin 6-nädalase treeningprogrammi. Ja selles suhtes, et asi on nüüd niimoodi, et tegelikult, et ma näitan, milles asi on. Nagu mis see on? Ma ei taha seda videot teha üldse tegelikult, kui ma aus olen. Aga ma pean ennast käsile võtma. Praegu on meil siis karantiini aeg ja ma ilmselt arvan, et ma ei ole selles hädas üksinda, kui me oleme kodus ja sööme reaalselt nagu paari päeva külmkapi nagu ühe päevaga tühjaks. Selles suhtes mul on alati nagu söömisega niimoodi olnud, et ma söön päris palju, nagu päris suuri portsjoneid ja asju. Et mis teha, tüdrukule meeldib süüa, on ju. Ja selles suhtes ma ka sünnitasin, mul on praegu laps on nüüd 9-kuune, seega ma olen 9 kuud nii-öelda lulli löönud, siin igasuguseid asju söönud, selles suhtes, et imetamine aitab nagu kaalulangusele ka nagu kaasa. Aga jah, et nüüd viimasel ajal nagu hakkab juba seda kaalu juurde tulema, et ma nagu ei saa aru, mis värk on nagu, et miks ei või nagu kogu aeg langeda, eks ole. Ma olen endale eesmärgiks võtnud teha läbi siis Monika Soot treeningprogramm, toitumisprogramm. See treening on siis kodune, et seda on just hea kodus teha. Selles suhtes ma olen nagu pikka aega mõelnud, et ma tahaks nagu juba trenni teha, aga samas ma nagu ei pea ennast kunagi trenni ja ma olen selle üle nii pissed off, sest ma tean, et ma võiks trennis käia, aga tegelikult ma ei käi. Ma olen nagu 10 aastat balletiga tegelenud pluss tantsimine värki-särki, et mul nagu paindumisega eriti probleeme ei ole olnud, on ju. Aga viimasel ajal nagu ma ei saa isegi nagu ette nagu väga hästi enam kummardada, sellepärast mul tagant jalad ei anna järgi ja ma mõtlen, et nagu mul oleks isegi vaja nagu venitada või mingit lihtsalt füüsilist nagu värki-särki teha nagu selles suhtes, et vankriga jalutamine ei aita. Nagu ma võin jalutada, aga ma ei venita ennast seal ja nagu mul oleks rohkemat vaja teha. Et selles suhtes siis iga nädala lõpus nagu vaatame minu vormi üle. Ja vaatame, kas nagu mingeid muudatusi ka on. Anyway, ma nagu ei ole eriti elevil, et ma saan teile näidata oma keha. Aga jaa, mul on endiselt nagu see nagu punju on ees sellest nagu sünnitamisest ka. Ma jään praegu kõhtu sees. Aga ma pean kohe kõhu välja laskma, nii et ma tahaks ilmselgelt nagu diivani peal istuda ja nagu telekat vaadata ja krõpsu süüa. Nagu te teate, mul on terve 2 kasti krõpse. Nagu vähema ei söö neid iga õhtu või? Muidugi söön. Iga õhtu söön 1 paki krõpse ära. Väga hea on. Ma olen endaga väga rahul. Kaalumisest siis ka nii palju, et ma kaalun praegu 56 kilo. Ja mu eesmärk oleks saada 52 kilo peale. Ehk siis umbes tulebki nädalas nagu kilo. Et see oleks nagu super hea ja ideaalne oleks, kui ma suudaks ka seda vormi hoida. Ma pean kõhu välja laskma, ma hoidsin praegu kõhtu sees. Hommikust siis kõigile ja täna on siis nii-öelda minu toitumiskava teine päev, et eile mul läks väga hästi, toitusin kava järgi, tegin trenni õhtul, tegin alles trenni siis, kui Roven mul magama läks, siis kui sina magama läksid, sellepärast, et ma arvasin, et ma ei saa muidu nagu korralikult teha ja mul oli suhteliselt õigus, sellepärast, et ma pidin vaatama nagu sealt lehe pealt, nagu milliseid harjutusi ma teen ja siis nagu seal on nagu videod ka, kuidas neid teha, et nagu vaadata kõik täpsemalt läbi, kuidas, mis tegema peab, et see võttis päris palju aega, et ma tegin
trenni vist kokku 2 tundi, nagu hästi-hästi aeglaselt võtsin nagu. Selles suhtes ma ei jõudnud eriti midagi teha. Aga jaa, et eile oli siis tuharapäev ja siis ma tegin nagu nende kummilintidega. Siin on nagu see firma kummilint ka, mis on hullult hea, mulle meeldib see. Ma pole varem sellisega nagu trenni teinud. Ja siis on see tavaline lint ka, mida on vaja. Selles suhtes mul oli eile päris raske seda trenni teha, et ma tundsin nagu, et mul pole absoluutselt lihaseid nagu ja mõtlesin, et ma täna ei kõnni, aga mul on täna väga hea olla. Eile nagu kõht tühjaks absoluutselt ei jäänud mul, et nagu see toitumine nagu mulle suhteliselt hästi nagu istub, et ma nagu näljas kindlasti ei olnud, et mingi vahepalaks ma sõin mingi õuna, 2 õuna sõin päeva jooksul ja siis nagu hommikusöök ja 2 sellist suuremat toidukorda nagu lihaga. Robupuder on siin, me sööme sama asja, 4-viljapuder ja siis ma panen talle siia seda kastmekest juurde ja endal hommikusöögiks siis, ma tulen siia poole, on mul täna ka puder ja siis ma võin nagu peale marju panna või selliseid puuvilja. Et täna ma panen siis natukene seda sousti, mida Rovengi sööb. Kas sa lähened Epsile ka või? Et see on nagu puuvilja värk-särk. Ma panen natukene, et ma ei pane palju. Sellest kauside eest piisab mulle väga hästi. Et isegi eile oli niimoodi, et ma ei jõudnud nagu kõik ära süüa, et nagu siin on nagu väga palju seda. Täna on siis meil ülakeha ja kõhulihased. Ma pole nagu kunagi, nagu mulle pole meeldinud üksi kodus trenni teha, selles suhtes mul on suhteliselt raske ennast nagu üksi sundima tegema midagi, sellepärast ma käingi nagu trennides kuskil aeroobikas, sumbas, sest ma tean, ma lähen sinna gruppi, et ma sealt nagu jalga lasta ja ma teen nagu kõike kaasa. Samamoodi mulle ei meeldi käia jõusaalis, kuna ma tean, ma pean ennast sundima seal harjutusi tegema, mis mulle ei meeldi. Et ma ei ole nagu sellist tüüpi, et ma lähen kuskile välja nagu jooksma vabatahtlikult või kuskile trenni tegema. Et seda juhtub väga harva, et mul peab nagu kindel motivatsioon selleks olema. Trennides sumba mulle hullult meeldib, mulle meeldib see body jam, nagu sellised tantsulised, nagu kõik, mis on tantsuga seotud, mulle nagu hullult meeldib, et ma võin kogu aeg käia. Aga jah, sellist trenni mulle ei meeldi teha. Mis on suhteliselt lahe selle asja juures on see, et seal kavas oli kirjas, et juua nagu hästi palju vett ja siis see vesi on nagu Himalaja soolaga nagu tuleb natukene juurde panna. Ja kui mul olid ärevushäired, siis ma guugeldasin ka ja ma leidsin seda, et nagu päris paljud joovad nagu vett Himalaja soolaga, et natukene panna pudeli põhja liitri kohta. Ma panen siis veerand lusikatäit ja siis see lahustub ära ja siis nagu jood seda päeva vältel. Ma usun, et sealt saab nagu palju selliseid mineraalaineid ja tervislikke nagu soolasid, et mis on organismile nagu vajalikud ja aitavad nagu magu ja aitavad nagu toitu seedida ja on sulle endale head, et seda Himalaja soolaga vett ma olen nagu varem ka joonud. Aga jah, see oli kavas kirjas, et seda juua. Palju seal oli 1-3 liitrit päevas, et päris palju. Nii, õhk välja. Ei, õhk sisse. Nii, nädala, välja. Õhk sisse. Tee kohe kõva häälega. Mulle ei meeldi. Tee sellest on kasu. Nii saame seda ütled. Mu käed kukuvad ka otsast ja... Sa pidid ära minema. Mul on kõik need autod pealt ära. Tule. Mul on jalas juba. Pole, ma pean nagu nii tõmbama.
hingamisega. Ma hakkaks nagu sünnitama, isegi sünnitamine polnud nii raske. Täiesti pekkis, ma ei jõua. Valus on ju. Miks? Mina seda teha tahtsin. Ma ei tea. Aga mu käed tulevad kohe otsast ära. Bye-bye. Ükskord veel. Nagu mega raske on 10 tükki veel, lihtsalt 10 veel nagu. Suht raske on ikka lapse kõrvalt mingisugust siukest asja veel teha. Nagu reaalselt puhata üldse ei saagi. Muidu ma enne sain ikka koristada või nüüd on tuba jumala segamini, kuna ma selle ajal ära koristan. Nagu mul pole tegelikult õrna aimugi. Loodetavasti trenn annab energiat nagu ja siis nagu ma jõuan. Aga Roven praegu magab ja kui ta tagasi tuleb, siis ilmselt emme on omadega jumala kottis. No. Okei, tehtud järgmine harjutus. Annan alla. Mulle ei meeldi üldse käeharjutusi teha. Kas on midagi, mis mul meeldib teha? Kes meile ärkas? Tulid emmega koos venitama või? Tulid venitust tegema. Ja kõrvale, paremale, vasakule, paremale. Emme on hulluks läinud, emme teeb trenni. Ruhu, sa hakkad muga kogu aeg trenni tegema või? Kas üks päev teeme sinuga koos ka trenni või? Teeme või? Jaa. Niimoodi teeme, tantsutrenni tahad teha ja tantsutrenni. Jätame kaamera alles ikka. Kaamera tuleb alles jätta. Muidu me ei saa filmida tantsutrenni. Ja sirutus. Ja tagasi. Aitab küll tänaseks. Tänaseks meil on siis trenn tehtud. Et jumal tänatud. Homme siis proovime selle samamoodi kuidagi üle elada. Mul on siin ühesõnaga Rovenile siis kana pandud. Siin on spinatit ka ja paneme kaane peale tagasi. Ja ma teen endale siis ka kanafileed ja tatart sööme täna. Ma juba unustasin filmida, mida me sööme. Aga kana ja Rovenil on ka siin tatar ja kana ja avokaado. Täna siis päevaplaanis. Nii et head isu, nii hea söök. Näm. Tere hommikust! Tere hommikust, tegelane! Meil on siis järgmine päev ja ma teen siin hommikusööki. Ja ma pean ütlema, et mul on siit need õlalihased valusad ja mul on kõhulihased valusad. Ja täna ma kaalusin ka, et ma olen kaaluga väga rahul, mis see kaal näitas. Ma olin algul siis 56 kilo on ju ja nüüd näitas kaal 54,4 ja 54,4 näitas, et seega mulle nagu endale tundub ka, et ma olen sellest nagu vanast nagu söömisrasvast lahti saanud ja nagu hästi kerge on olla. Päris ei ole suutnud nagu üle 1,5 liitri nagu juua, ma üritan sellega tegeleda, et nagu ma peaks kindlasti rohkem jooma. Ravule siis omlett. Mulle on siin puder valmis, mis näeb suht nästi välja. Üks asi nagu veel, et mul oli see sammulugeja ka, on ju. See on Kaspari oma muidugi. Meil oli see rihm nagu pooleldi katki, aga Roven suutis selle täienisti katki tõmmata. Aga see sammulugejaga ma panin selle üks päev peale, on ju. Ma läksin vetsu, ma istusin vetsus ja see näitas mulle pärast reaalselt 200 sammu. On ju.
ja siis ma läksin jalutama vankriga, mõtlesin, et oo, kui lahe, mul on kell, on ju. Ja siis see kell ei näidanud reaalselt nagu mitte midagi. Nagu mingi paarsada sammu näitas juurde, kuigi ma jalutasin mingi tund aega. Seega selles suhtes, kui ma vankriga nagu jalutama lähen, siis mul peab üks käsi vaba olema, et sellega nagu kogu aeg liikuda, vaata. Selles suhtes suhteliselt nõme, nagu mida see kell nagu üldse näitab. Ja nüüd anyway, ma ei saa seda kanda, sellepärast see ei tööta. Aga jah, ma peaks päevas saama minimaalselt täis 10 000 sammu. Ma võin kindlalt ära öelda, et eile ma seda ei teinud. Selles suhtes, et ma käin päeval toas nagu kogu aeg ringi, ma suhteliselt harva nagu istun, sest ma nagu kogu aeg koristan või Roveniga asjatan, et ma arvan, et see aitab ka nagu palju kaasa. Ühesõnaga ma avastasin, et tegelikult eile ma oleks pidanud tegema mingit tund aega mingit aeroobset trenni. Ja ma tegin selle asemel nagu ülakehaharjutusi, aga pole hullu. Siis lükkame selle homseks. Aga täna ma vaatasin, et üks päev nagu nädalas on nagu vaba päev. Ja see on pühapäev ja täna on pühapäev ja ma saan relaxida selles suhtes, et mul on suht valusad õlad küll. Tere lõunast! Mina magasin 2 tundi, Kaspar jalutas Roveniga 2,5 tundi. Tahtis lihtsalt näha, kui palju ta liikuvas vankris magab. Oota, aga nüüd me sööme, Kaspar sööb Roven sööb eilset kana ja ma tegin talle makaroni ja porgandit ja mul on siin siis salat, hakkliha ja tatar endiselt. Selles suhtes ma tegin esimene päev nii palju tatart, et ma söön seda nagu 3. päeva. Aga selles suhtes mul nagu vahet ei ole, et mulle nagu maitseb ja ma võin nagu mitu päeva ühte sama toitu süüa. No tere hommikust kõigile. Täna on nüüd siis reede ja ma olen nüüdseks siis 7 päeva seda treeningkava jälginud ja ma annan täna teile siis teada kokkuvõtte, kuidas mul läinud on, aga esmalt alustame siis hommikusöögiga. Hommikusöögiks siis täna on mul 2 võileiba. Siin on leib, muna ja siis porgand ja mais. Rufu, ei, see ei söö majoneesi täna. Näe, sinu söök on siin. Rovenile on siis ka omlett ja siis panin porgandit veel kõrvale. Oota, paneme sulle kitlikese ka selga. Ai jõua oodata, okei. Aha, okei. Anna minna. Ma teen siis kokkuvõtte, kuidas mul see nädal läinud on. Ma filmisin 3 päeva suhteliselt. Esmaspäeval ma tegin siis aeroobse trenni tund aega. YouTube'ist võtsin suht suvalise video. Teisipäeval ma tegin endale vaba päeva, sellepärast, et ma ei jõudnud mitte midagi teha. Jep, seega see nädal mul nüüd vaba päeva ei ole. Ja siis kolmapäeval ma olin tubli ja neljapäeval ma olin tubli, sest ma käisin Roveniga jalutamas mingi tund-poolteist ja siis tegin nagu mõlemad päevad tegin ilusti trenni ka. Aga 10 000 sammu mul päevas nagu ilmselt täis ei tule. Esiteks mul pole ühtegi aparaati, millega seda jälgida, kas mul need üldse täis saavad. Ma tõmbasin endale telefoniga ühe äpi, aga selles suhtes, kui mul telefon nagu kaasas ei ole, siis see ei toimi. Ja reaalselt nagu ma ei tea, kas ma saan need sammud täis või ei saa. Vee joomisega on mul endiselt nagu probleeme. Ma ei jõua juua nii palju, mul on siin ka vett nagu panin siia suvalisse pudelisse. Ma ei jõua juua. Nii raske on. Üks kord nädalas on lubatud siis süüa ükskõik, mida sa tahad, nagu üks toidukord, sa võid nagu valida endale mingit mäkki või pitsat või purksi, aga see nädal ma nagu ei sööndki selles suhtes, et mul nagu ei olnud isu ega mingit asja. Ma tegin juustukooki, et juustukoogist reaalselt ma võtsin mingi 30 grammise tüki ja maitsesin sellepärast, et ma tegin selle ise. Aga see oli hästi vähe. Üks asi on see, et kui ma nüüd 2 päeva olen jalutanud Roveniga ja hommikutiga trenni teinud, siis see nagu väsitab täiega ära mind. Ja eile õhtul ma magasingi 2 tundi nii kaua, kui Kaspar läks uuesti Roveniga jalutama, et
trenn ja need sammud kokku nagu täiega väsitavad ära, et ja lapsega kodus veel mässata päev otsa, see annab nagu ikka korralikult tunda. Söömisega siis niimoodi, et lõuna ajal on antud valik näiteks kanafilee ja tatar on ju, ja siis õhtul on näiteks mingi seafilee ja pruun riis on ju. Aga üldiselt ma olen niimoodi teinud, et kui ma teen näiteks kanafileed ja tatart, siis ma õhtul söön nagu sama asja selles suhtes, et minu jaoks on see kiirem lahendus ja saab ruttu kõhu täis, selles suhtes mul ei ole siin nagu eriti aega midagi vaaritada ja asjatada selles suhtes, et mul on vaja Rovenile ka nagu süüa teha, et muidu ma istukski vist päris tükk aega kauem ja kokkaks. Rääkides siis kaalust, ma olen võtnud alla täpselt 2 kilo. Ma olin siis 56 ja täna hommikul kaalusin, ma olin 54. Nii et väga okei, ma olen sellega väga rahul. Aga ja, et alustame siis täna uuesti trenniga ja täna on meil tuharapäev. Ja ma olen hommikuti teinud trenni ära kella 10 ajal, et Kaspar läheb siis Roveniga jalutama, et mul on umbes siuke 1,5 tundi vaba aega. Ja tunni ajaga ma teen selle trenni ära. Kui teil on mingisuguseid küsimusi, mis te tahate küsida või mida ma ei ole siin videos märkinud, siis kindlasti kirjutage siia alla kommentaaridesse, et ma hea meelega vastan. Ütle tšau. Näeme siis järgmisel nädalal, et ärge unustage panna like, subscribe ja vaatame, kuidas siis järgmisel nädalal läheb. Nii et tšau, ütle tšau, Ruff, ütle tšau, ütle tšau.